Tere õhtust kõigile, tere tulemast 28. Power Estonia laivi. Minu nimi on Rudolf Kasper ja enne kui me tutvustame meie ägedat vahvat külalist, siis ma räägiks paari sõnaga nendele, kes esimest korda meie kanalile satuvad, mis see Power Estonia on ja mis nende laivide eesmärk üldsegi on. Nimelt Power Estonia nende laivide eesmärk on siis teha intervjuusid erinevate inimestega erinevatest valdkondadest, kes teevad midagi südame ja kirega ja seda on nagu välja paista. Ja selle eesmärk ongi see, et kui sa parasjagu oled midagi otsimas enda elus, mida teha, siis võib-olla saad inspiratsiooni mõnelt meie esinejalt ja leiad just seda, mida teha. Ja laiemalt Power Estoniana me siis loome sellist kogukonda edumeelsetest inimestest ja me korraldame erinevaid online ja offline üritusi, mille eesmärk on siis aidata piirata end niisugust edumeelsete ja ägedate inimestega, kes teevad midagi, mida nad armastavad. Aga kas Pilleriin, kas sa kuuled ja näed meid? Ja tere. Super. Võib-olla alustuseks sa räägiksid natuke, kes sa oled ja millega sa täpselt tegeled, et mina juba natuke tean ja ma juba suure huviga ootan, et täpsemalt teada saada ka ja veel rohkem uurida, aga üldiselt võib-olla, et kes sa oled ja millega sa tegeled? Ja, no nimeks on mul Pilleriin Vessin, on ju. Ja ma olen üks enda meelest täiega äge naine ja mulle meeldib öelda, et ma olen Mulle meeldib mõelda ja öelda, et ma olen selline puhas armastus ja valgus. Ja peamiseks, millega ma tegelen, tänaseks päevaks on mul 2 suunda hetkel fookuses. Üks on siis investeerimine ja teine on siis nii-öelda mu töö, kirg, hobi, kuidas iganes me seda nimetada saame, on ju. Okei. See praegu, mul juba tuli esimene punkt, et sa ütlesid väga hästi, et sa oled puhas armastus ja valgus. See kõlab ka nagu väga selline nagu positiivse ja heana ja et sa tegeled, ma arvan, et nagu kui sa juba esimese lausena niimoodi kirjeldada ja ütled, et sulle meeldib nii mõelda, siis ma saan täitsa aru, miks sa jäid silma kohe oma selle passion ja kirega, et sa teed midagi, mis sul südamest tuleb. Aga kui sa ütlesid praegu, et üks sinu valdkond on investeerimine ja siis teine pool on siis see su töö ja hobi ja su kirg, siis mis see töö, hobi, kirg täpsemalt on, mis on siis su kutsumus? Ja, no see on natuke selline laiali valguv, aga okei, ma proovin kokku võtta kuidagi. Et peamiselt ma tegelen siis ühes üliägedas kogukonnas. Me ise ütleme, et see on kodukond, sest see on meie kodu. Ja seal ma tegelen sellise tehnilise poolega, ehk siis see on täielik selline online töö. Ma ehitan üles seal sotsiaalmeedia gruppe, postitusi, event'e, sündmusi, siis meil on oma äpp, on ju, et selline hästi online'is tehniline pool kõiksugune. Samas me loome hästi palju ka päriselu sündmusi ja siis on seal ka nagu seda organiseerimise poolt ja seda loomist. Ühesõnaga hästi looming on see kõik. Väga lahe, see on äge. Mulle meeldib see just, et vaata, ma arvan, et neid samu tehnilisi asju või ütleme sotsiaalmeediat ja kogu seda poolt, ma arvan, et seda teha laiemalt, vaata saab igas valdkonnas, aga kui sa teed seda nagu selles valdkonnas, mis on sinu nagu kutsumus või mis nagu sulle meeldib, siis ma arvan, et see ongi nagu see, mis tekitab selle hetke, et sul lähevad silmad särama. Aga kuidas sa üldse jõudsid selle kodukonnani või nagu sa ütlesid, et kuidas sa selleni jõudsid ja mis see täpselt on, kui meil on nüüd täna inimene, kes täpselt ei tea, praegu ta kuulis, et mingi äge siuke keskkond, et mis see on ja kuidas sina sinna näiteks jõudsid? Ja, ma selgitan kõike läbi iseenda ja läbi iseenda mõistmise, et kuidas mina seda nagu tunnen ja kogen. Minu jaoks see ongi täielik selline hoituse ja armastuse ruum, kus kõik inimesed, kes me seal oleme, me toetame üksteist. Me ei ütle nagu kellelegi kunagi midagi halvasti, me ei õpeta, me ei targuta. Meil on seal omad kindlad nagu sellised reeglid, millest me kinni hoiame, ehk siis me hoiame väga tugevalt seda hoituse ja armastuse ruumi, et inimesed julgeksid avada iseennast ja et nad jõuaksid iseenda potentsiaalile lähemale. Ehk siis selleni, mille jaoks nad on tegelikult siia ilma tulnud, on ju. Et nad avastaksid selle iseenda seest ja me aktsepteerime kõiki inimesi täpselt sellisena, nagu nad on.
ja see loobki sellise austuse ja armastuse üksteise vastu, selle julguse avada iseennast. Isegi kui me ei ole neid inimesi võib-olla näinud, siis me teame, et seal on nii tugev hoitus taga. Et ükskõik, mis juhtub, ma tean, et need inimesed panevad mulle käe alla ja hoiavad ja toetavad ja usuvad, et ma tulen sellest ise läbi või ma küsin selle jaoks abi, on ju. Ja kuidas ma sinna üldse jõudsin? No see oli ka selline nii-öelda juhuste kokkusattumine. Et see spirituaalsuse teekond jõudis tasapisi minu ellu läbi erinevate inimeste. Ja siis ühel hetkel ma soovisin osta ühte raamatut, mis minu nagu sinna postkasti ilmus, et täiega äge raamat tuleb välja, on ju. Ja ma vaatasin, muidugi ma ostan selle raamatu ja siis selle raamatuga sai kaasa nagu kursused. Ja üks see kursus oligi selle sama kogukonna asutaja poolt. Marlen Annabel Kubri on tema nimi. Ja siis ma läksin sinna Facebooki gruppi, ma avastasin täiesti juhusliku esimese ettejuhtuva video ja sealt mul nagu klikkis kohe ära selle inimesega, see tõmme, see tema sisekõne, kõik see energia nagu nii tõmbas mind sinnapoole. Ja sealt edasi ma jõudsin sellesse siis väiksemasse kogukonda. Ehk siis Facebookis ongi meil nagu 2 gruppi. Üks on see väike toetav, hästi kokkuhoidev kogukond ja teine on siis suurem, laiem, mis on avalik, kuhu saab ka niisama ise sinna praegu sisse minna. Okei. Siit tuli esiteks kindlasti pärast ma arvan, et me saame, kui on näiteks selle avatud suurema grupi, ma arvan, selle lingi me pärast saame kindlasti see laivi alla panna, et inimesed saavad seda ka vaadata. Aga kui sa nagu kirjeldasid neid väärtuseid ja mõtteid laiemalt, siis ma arvan, et see on täpselt see, nagu nii äge on näha, et seda teevad veel inimesed, see on täpselt see, mida meie Power Estoniaga proovime ka mingil määral teha. Ja et on nagu sükest nagu inimesi, kes ütleme, näevad vaeva sellega, et inimesed tunneksid end õnnelikuna sellele, kes nad on ja et nad nagu avastaksid enda selle sisemise potentsiaali. Et nagu see on nagu nii äge ettevõtmine, aga ma mõtlengi, et nagu võib-olla ütleme, kui me rääkisime siin praegu, et nagu ütleme, et me toome läbi sinu näite või läbi sinu kogemuse, siis võib-olla olekski nagu hea küsida seda, et ma arvan, et meie kuulajad oleks ka teada, et okei, et on olemas selline keskkond, sellel keskkonnal on sellised väärtused ja sina nüüd oled sinna sattunud, seal käinud. Või mitte käinud, vaid sa oledki seal. Et kui me võtamegi sinu näitel, siis mida see näiteks sulle andnud on? Mida selline keskkond inimesele annab? Et kui sa nagu mõtled, siis ma eeldan, et terve elu sul ei ole ju sellist keskkonda olnud, ja nüüd sul on see. Et siis võib-olla sa nagu enda kogemust räägiksid, et kui on sellised väärtused mingil keskkonnal ja sa oled selle keskkonna liige, siis mida sa sellest saad või mida see sulle andnud on? Ja, täiega hea küsimus. Kuna ma olen üles kasvanud nagu üldse sellises keskkonnas, kus mul ei ole olnud seda toetavat armastuse ruumi, siis üldse minu jaoks oli suhteliselt keeruline seda kõike vastu võtta, sest ma tulen nagu keskkonnast, kus mul ei ole armastuse ruumi ümberringi ja siis ma satun sinna, kus ongi ainult suur paks armastus, pehme, kaisutav ja hoidev armastus, siis seda oli nagu alguses väga keeruline vastu võtta. Et mis mõttes te inimesed olete nii õnnelikud ja armastate üksteist ja ainult hoiate ja mitte midagi halba ei ütlegi. Et selline hästi huvitav kogemus ja et see ongi andnud minule seda, et ma olen suutnud ja õppinud iseennast aktsepteerima täpselt sellised, nagu ma olen õppinud iseennast armastama. Ma tunnen, et ma säran palju rohkem, et ma olen inimesena mina ise, ma ei ürita kedagi jäljendada. Ja üha enam nagu mind ei huvita väga palju, mida teised inimesed minust arvavad. Ma tahan teha seda, mis minule meeldib. Et see ongi kõik sealt tulnud ja just see armastuse vastuvõtmine ja armastuse nagu jagamine. Et ma ise tunnen, ma olen nagu läbi selle keskkonna selles kodukonnas nagu ülipalju arenenud just vaimselt ja emotsionaalselt. Et kui kunagi oli näiteks minu jaoks nutmine nagu selline täielik tabu ja et mis mõttes mina ei nuta kellegi teise ees, siis nüüd ma olen täiega nagu selle omaks võtnud, et kõik tunded on täiesti okeid ja ma võin tunda neid ka teiste ees. Ma ei pea nagu seda kinni hoidma ja endasse mässima, vaid ma lihtsalt suudan nagu läbi lasta sellest kõigest. Ja et ma suudan nagu raskusi palju kergemini ületada,
iseendast need rasked tunded läbi nagu lasta ja ma olen jõudnud ka jälile väga mitmetele nii-öelda perekonnamustritele, alateadvust mingid programmidele, mis tegelikult mind piiravad ja nad ei ole nagu mulle toetavad. Ehk siis ma olen nagu seal õppinud, et kuidas neid nagu ümber kirjutada ja kuidas leida siis iseenda jaoks need toetavad programmid, millega edasi minna. Okei. Siin tuli nagu, mul on see nii äge, et ma küsin ühe küsimuse ja mul tuleb kohe selle peale su vastuse peale tuleb 10 küsimust veel. Aga nii ägedad ja nagu need sellised nagu siirad mõtted ja ma arvan just mulle meeldis see mõte, et nagu meil on vaata praegu siis 28. live ja meil on nagu mingid asjad, ütleme täiesti erinevate inimestega eelnevad live'id olnud, aga mingid nagu korduvad mustrid tulevad täiesti sisse. Ma arvan, et seda väga hästi, et me pole läbi rääkinud enne, kuidas sa vastaksid asjadele. Ehk siis, aga nagu mulle meeldis see, et kui sa mainisid sellest, et nagu, et kui sa tulid sinna, said selle toetava keskkonna endale, et siis näiteks see emotsionaali, et nagu, et sa julged võib-olla oma emotsioone näidata, sa julged neid läbi elada, et kui sul on niisugune toetav keskkond, et kuidas sa siis nagu sisemiselt lähed nagu särama, mulle meeldis see särasõna ka ja nagu see on nagu nii äge näha, kuidas inimesed, kes teevad midagi, mis neile meeldib ja neil on mingi toetav keskkond, neil on nagu juhtub niisugune sarnane efekt, kuigi inimesed on täiesti erinevad. Et mul oli nagu selline paralleel tõmbus, see oli nagu äge oli kuulda seda. Aga sa mainisid seda, et kui sa selle keskkonnaga kokku puutusid algul, siis sul ei olnud nagu seda oskust ennast avada, et mul tuli lihtsalt tahes-tahtmata üks nagu paralleel enda elust, et ma mäletan, kui ma esimest korda puutusin kokku niisuguse asja nagu visualiseerimise ja kogu ütleme siis manifesteerimise niisuguse asjaga, siis ma mäletan, kuidas ma olin mingi 16 või 17 ja ma läksin ühte tuppa, kus olid nagu erinevad mingid ettevõtjad, edukad inimesed ja nad istusid keset tuba maas ja lõikasid pilte ja kleepisid neid. Ja siis ma mäletan, kuidas mu tunne oli see täitsa lõpp, et kui ma koolis keegi näeks seda, siis ma tunnen, et nagu ma peaks nagu, ma ei tea, kellelegi midagi ütlema halvasti või ma ei tea, nagu niisugune tunne on, et mida nad teevad selle. Ja siis samas nagu, kuidas ma täna nagu tunnen, et ma olen ka muutunud, et ma nii nagu ka haakun sellega. Aga ma mäletan, kuidas mul oli ka raske algul niisuguse asjaga haakuda, siit mul tekkiski järgmine küsimus. Et kui sa nüüd, ütleme, me küll praktikas loomulikult ei saa ajast tagasi minna, aga kui teoorias juhtuks nüüd see olukord, et sul oleks võimalik praegu nagu minna ajast tagasi sinna hetke, kus sa nagu selle keskkonnaga kokku puutusid, siis kui sa nüüd tagantjärgi oma nagu tänaste teadmistega oleksid seal tagasi, kas sa teeksid midagi teistmoodi või mingid siuksed soovitused, mida sa iseendale annaksid, et just nagu, kui sa ütlesid ka, et on nagu imelik, vaata see, mulle meeldis see välja, seda pehmet armastust, kõik on igal pool täis, et siis kuidas seda nagu vastu võtta või ma arvan, et see on väga hea küsimus, sellepärast, et just keegi võib olla samas olukorras ja ma arvan, et see oleks hea koht, et nagu, kui sa täna saaksid võtta aja tagasi, oleksid seal oma tänaste teadmistega, siis kas sa teeksid midagi teistmoodi või mis soovituse sa iseendale annaksid? See on jällegi väga hea küsimus, on ju. Ühelt poolt ma tahaks öelda, et ma ei teeks nagu midagi teistmoodi, sest muidu ma ei oleks siin, kus ma praegu olen, täpselt sellisena, nagu ma praegu olen, on ju. Aga teiselt poolt on selles, ma ikkagi võib-olla toetaks ja ütleks nagu soovitusi, et okei, kuidas seda rohkem vastu võtta. Et lihtsalt, ma ütleksin endale, et lihtsalt luba olla. Et lihtsalt luba olla. Ja see ongi see, et ei pea nagu andma mingeid hinnanguid, lihtsalt vaatle, et mis see on, kuidas see sind mõjutab, kuidas sinu keha ja sina ise reageerid selle peale ja lihtsalt luba sellel olla ja lihtsalt vaatle, mis toimub. On ju, mis tunded sul esile tekivad. Et kas see on see, kui sa mõtled, tunned, et täiega vinge, äge, ma tahaks ka samamoodi. Või siis jällegi sul keha tõmbab kokku, mis asi see nüüd on. Et seda, et just luba nagu olla, luba kogeda ja rohkem nagu iseendasse kõik nagu läbi lasta. Okei, ma arvan, et see on väga hea soovitus. Ja mulle meeldis see sõna vaatle, et vaatle seda hetke, et see on jällegi niisugune hea tegevus, mida me tihtipeale nagu ei suuda, vaid me ei tule selle peale, et okei, et aga vaata korraks seda nagu kõrvalt.
aga kui ma tulevad, mõtlen, siis ongi jah. kui on emotsioonid üleval, siis ongi üsna keeruline sinna vaatlejaks minna, on ju. Jah, aga kui me võtame praegu nagu ütleme, ma sain siit juba siukse, ma arvan, et me jõuame ka natuke tagasi selle sama kogukonna ja selle poole. Aga kui ma praegu lihtsalt mõtlen, et sa rääkisid algul sellest, et sa tegeled ka näiteks, et sa tegeled ka investeerimisega ja sul on selline kogukond, on ju, et siis ma mõtlesin just küsida nagu sinult nagu laiemalt, et kas sul on ka näiteks, ütleme see, et kui sa vaatad täna nagu see, mida te näiteks seal kogukonnas teed, on ju, aga näiteks sina isiklikult, et see on nagu võib-olla natukene teisest kategooriast küsimus, natuke läheb siit nagu välja, aga mulle meeldib see küsimus, see on tavaliselt niisugune töövestluste küsimus, aga see on nagu alati on huvitav neid vastuseid kuulda. Ja lihtsalt nagu ma arvan, et siin ongi nagu laiemalt just mõelda, et kui sa oledki nagu, ütleme, kui me rääkisime ka sellest nagu spirituaalse arenguni ja kogu sellest, mis sa oled sisemiselt nagu arenenud, on ju. Et siis ma arvan ka, et see võib-olla mõjutab ka seda vastust, aga kus ja kuidas sa näed ennast 10 aasta pärast ja nagu, sa võid loomulikult vastata nagu, ma ei tea, erialaselt, mis karjääris ja asja teed, on ju, aga ma arvan nagu, et laiemalt, et kas sa võib-olla esiteks, kas sa oled mõelnud selle peale ja kui sa oledki mõelnud, et kas sa nagu, ma ei tea, kuidas sa sisemiselt tunned või kuidas sa näiteks selle kogukonnaga seotud oled 10 aasta pärast või kuidas sa näed nagu, et pikemas perspektiivis, aga samal ajal nagu seotud selle, nagu ütleme, praeguse teemaga, kuigi sa võid ka laiemalt vastata sellele, aga lihtsalt oleks huvitav teada, et inimene, kes teeb midagi kirega ja südamega, siis on alati hea kuulda, et kus ta näeb nagu tulevikus selle ala peal. Ja see on selline küsimus, mille peale ma ei ole väga palju mõelnud. See 10 aastat on minu jaoks väga-väga pikk aeg. Sest et ma tean, et kõik on nagunii muutumises kogu aeg, igapäevaselt. Et 10 aastat. 2032, 26 aprill või siis 5. mai või ükskõik mis kuupäev umbes niimoodi 10 aasta pärast. No ma arvan, et ma olen nagu veel rohkem oma tões ja väes. Ma teen täpselt seda, mida ma armastan. Ma teengi ainult seda, mida ma armastan, et ma ei tee midagi üleliigset. Et selles suhtes ma ei punnita ja pressi kuskilt midagi läbi, et nüüd ma pean seda tegema. Ei, ma ei pea. Mul on vabadus ja valik nagu valida, mida ma teen. Ma kindlasti olen hästi palju reisinud selleks ajaks ja ma reisin veel. Siis ma usun, et mul on selline hästi mõnus armastav perekond. Ja et erialaselt ongi see, et ma teen seda, mida ma armastan, aga ma täpselt veel ei tea, mis see võiks olla, on ju. Suur tõenäoliselt ma tegelen mingit laadi kunsti loomisega ikkagi. Mulle väga meeldib kunsti luua. Mul on hullult palju raha selleks ajaks. Kõik minu investeeringud on õitsema läinud ja ma olen nagu täiega tipus. Ja mul on mingisugused plaanid, et ma tahaks luua mingit vinged, elu muutvat, maailma muutvat ettevõtet. Ma täpselt veel ei tea valdkonda, aga ma tunnen, et minus on midagi, mis tahab välja pääseda, mis nagu mõjutab siis või inspireerib siis laiemalt inimesi minu ümber ja maailmas. Ja siis ma arvan, et ma olen nagu väga edukas kõikides nendes asjades. See on hästi hea küsimus ja mul praegu tekkis siuke huvitav küsimus selle peale. See on nagu seotud selle sama küsimusega, ma küsin teistpidi nüüd. Kui sa mõtled praegu, et korraks sinna olukorda, kus sa enne selle positiivse kogukonna kokku puutusid ja kui ma oleks sult siis selle küsimuse küsinud, kas need vastused oleks olnud samamoodi või siis ei olnud veel nagu neid asju endale avastanud? Või ma mõtlen, et kui palju nagu näiteks, kui sa praegu võtad selle nagu eesmärkidel või ütleme see, et kui sa tahad olla, et kui palju on sind toetanud nende tekkimisel siis see toetav keskkond? Ja see on väga palju toetanud, et ma arvan, et mul oleks täiesti teistsugused vastused, sest siis ma olin nagu selline 2 jalaga maa peal täiesti nagu loogiline, ratsionaalne ja et oligi see, et mul tuleb haridust saada, ma pean seda tööd tegema, siis ma saan rikkaks ja jõukaks ja et kõik selline minu jaoks aegunud nagu mentaliteet ja mõtlemine, et nüüdseks on hoopis kõik teine, et ma usun, et need vastused oleksid täiesti teistsugused. Okei, väga äge. See ma arvan, et siin tuleb jällegi see hea mõte välja, et mulle meeldib see klassikaline lause, et ütle mulle, kes on su sõbrad, ma ütlen sulle, kes oled sina. Ja ma arvan, et
ma tahan öelda kogukond, aga kodukond, et ma arvan, et see täpselt annab ka selle tegelikult selle keskkonna ju, et kellega sa ümbritsed ja ma arvan, et see aitab sul ka neid muutusi teha. Aga kui nüüd võtame selle, et täna ütleme, on keegi, kes kuulab seda laivi ja ta tunnetab, et vau, et see on nagu äge, ta tahaks nagu ütleme ka hakata nagu just ütleme, tegema seda muutust, et avada ennast või leida iseennast, siis kas sellel nagu teekonnal, lisaks sellele kodukonnale on olnud mingid podcast'e või raamatuid, kas või selle sama enda kogukonna poolt soovitatud, mis on nagu sind väga aidanud või mis on nagu aidanud sul iseennast mõista, mida sa soovitaksid teistel ka lugeda või kuulata või ükskõik ka mingi veebileht või video, ükskõik midagi, aga nagu mingid võib-olla asjad, mida täna keegi saaks nii-öelda vaadata või kuulata, kus ta võiks saada nagu teha alguse enda sellele teekonnale. Et kui ta tunnetab, et vau, siin on nagu midagi, ma tahaks nagu minna sinna poole. Neid asju on nii palju olnud. Kõik on kuidagi omavahel olnud ja seotud. Aga näiteks seesama raamat, mille ma kunagi ostsin, mis viis mind selle kogukonna juurde. See on Marie Forleo, kõik on väljamõeldav ja see on just täiega selline, et mis innustab, suunab sinna positiivsesse sisekõnesse, kus kõik algab pihta ja kõik algabki enda seest. Et see on kindlasti mind mõjutanud ja naiseks olemist on meil mõjutanud see võimas raamat Katrin Saali-Saul, naiseks olemise kunst, et kus saab jällegi teada, et mis erinevad tahud kõik veel naise sees on ja hakkad nägema kõiki neid erinevaid pooli, et jällegi avab jälle sisemaailma võimsalt. Ja siis Facebookis ma soovitangi minna sinna sama meie selle avaliku gruppi on ju, selle nimi on Turbiin, teadliku elu kool. Ja sealt jagatakse juba ka infot selle Turbiin plussi kohta, mis on see väiksem ja toetavam kogukond, kuhu niisama naljalt nagu sisse ei pääse. Sinna peab ikka väga tahtma ja soovima, et siis tuleb see võimalus. Ja samas seal Turbiini avalikul lehel on hästi palju Marlen Annabeli poolt loodud varasemalt õppematerjali koos külalistega iseendana, et kuidas siis jällegi seal teekonnas nagu hakkama saada, kuidas minna, kuidas manifesteerida, kuidas ellu luua endale vägevaid asju. Et kõigest sellest on nagu seal räägitud. Okei, siin tuli, ma panin kõik kirja ja ma kindlasti paneme kõigile meie kuulajatele need siia video alla ka, et siis ärge muretsega, et saate need sealt ilusti võtta. Võite ka alati loomulikult tagasi kerida, aga 2 valikut on. Aga siit sa tõid välja selle, esiteks ma kas sellel grupil on nagu see Turbiin, kui ma õigesti sain selle nime, kas sellel on ka mingi tähendus nagu sellel nagu sõnal või on see lihtsalt, mis see tähendab, eks või kõlab siuke huvitava nimetusena? Ma vist jätan selle nagu vastamata, sest ma ei ole päris kindel. Ma tean nagu Turbiin nagu ise nagu tähendab, aga kuidas see nagu selle grupi nimeks sai, ma täpselt ei ole nagu kursis sellega. Okei, see oli lihtsalt siuke mõte, mis tuli vähe. Aga kuna sa mainisid siin korraks seda, et sa pead nagu väga proovima, et saada sinna plussi, ehk sinna, nagu ma saan aru, sinna ongi sinna nagu kodukonda, mis tundub ka üliloogiline, et kui te loote siukest turvalist ja toetavat keskkonda, siis sinna ei saa igat ühte kohe võtta, on ju. Aga kui nüüd täna ütleme, keegi on, et vau, et see on nagu äge, siis nagu ma aru saan, sina oled seal siseringis, on ju, seal plussis, on ju. Et siis nagu kui sa saaksid täna anda kellelegi soovituse, kes nüüd läheb sinna lehele, et mida ta peaks tegema või kuidas ta peaks kõige paremini käituma, et siis kõige suurema tõenäosusega võimalik kiiresti sinna kinnisesse gruppi saada. Et kas sul on mingid näpunäiteid või soovitusi? Ja muidugi saab nagu mingil määral nagu oma soovi avaldada, aga tegelikult on meil niimoodi, et meil on teatud ajad, millal me plussi uksed lahti teeme, et millal me laiendame enda kogukonda. Ja seal ei ole kunagi nagu kindlat aega, see tuleb täiesti taju ja tunde pealt, et kui nüüd on õige aeg, siis nüüd me nagu teeme seda. Lihtsalt hea ongi seal samas Facebooki grupis silm peal hoida, seal me kindlasti nagu jagame, anname teada, kuidas sinna saab
ja mis siis nagu tuleb nagu läbi teha, on ju. Teine võimalus on veel minna turbiinplus.ee lehele ja seal enda meiliaadress kirja panna, et kui tuleb mingi uus info selle kohta, et nüüd hakkame plussi uksi näiteks avama, siis jällegi, et siis see info jõuab nagu sinuni läbi emaili. Okei, väga, need on head soovitused, pluss saime ühe lehekülje ka veel, nii et see on jällegi hea koht, kus saab aru ka lisaks lugeda ka, on ju. Aga nüüd ma küsin sult ühe küsimuse, mida ma olen tegelikult küsinud kõikidelt meie live esinejatelt. Ja selle küsimuse ma sain enda mentorilt. Ja see on natuke nagu tagurpidine küsimus. Ehk siis, kui me senimaani oleme rääkinud, suurel määral ma arvan, et kui keegi meid ütleme täna praegu oleks siiamaani kuulanud, on ju, siis on siin nagu see mulje, et ongi nii äge, et nagu te olete leidnud selle sisemise rahu ja tegelete sellega, mis te meeldib ja nii edasi, on ju. Et vaata ekraani vahendusel ja alati inimesed tunduvad nagu hästi ideaalsed. Ja mõnes mõttes me jagame loomulikult enda positiivsust, enda mõtteid, on ju. Aga siin on niisugune küsimus, mida minu mentor soovitas mult kõigilt küsida ja ma olen seda küsinud ja see on alati huvitav küsimus olnud. Et nagu meil on palju asju, mis meil läheb nii-öelda elus hästi, aga kas sul on mingid punkte, kus sa tunned, et sa peaksid veel täna arenema, kus sa tunned, et sa peaksid nagu veel nagu midagi muutma või kus sa tunneksid ise, et sa nagu teadlikult praegu võib-olla nagu lükkad selle kõrvale, ei tegele sellega veel, aga nagu sa tunned, et sa peaksid sellega tegelema, et nagu veel rohkem näiteks iseendaga nagu üheks saada või mingitest nagu kui me rääkisime nendest piiravatest mingitest mustritest, asjadest, et ma ei tea, kui sul on midagi, mida sa võiksid jagada, lihtsalt, et inimesed näeksid ka, et tegelikult me ju teame, et me ei ole ideaalsed ja kõigil on nagu enda mingid asjad, on ju, et võib-olla jagada midagi, et mida sa näiteks täna oled veel ületamas või kus sa tunned, et sa täna nagu teed iseendaga tööd. Ja muidugi neid kohti on nii palju, mida järjest rohkem ma teadlikuks saan, seda rohkem ma näen ka oma varjukülgi, on ju, või pimedamaid pooli, millega tuleb tegeleda. Kindlasti on üheks asjaks veel ikkagi see vastuvõtmine. Ma tunnen, et mingil sügavamal sisemisel tasandil ma ei lase ikkagi seda armastust vastu võtta sellisel tasandil, nagu ma tegelikult sooviksin. Et just iseenda nagu südame nagu laiendamine ja vastuvõtmine, et suutlikkus seda nagu teha. Ja need nagu programme on nagu veel, mis ikkagi niimoodi sähvatavad siia sinna, on ju, et millega nagu tegeleda. Okay. See on väga head, nagu hästi äge, et sa avasid ja rääkisid endast ja mul tekkis kohe kaks paralleeli või kaks sugust nagu mõtet. Üks oli täpselt see, et kui sa rääkisid sellest, et mida rohkem sa teadlikumaks saad, seda rohkem sa märkad nende varjukülgi ja mulle meeldib üks siuke näide, et see oli küll nagu lihtsalt ka teadmistega, et kui inimene, ütleme, ei ole, ütleme, võib-olla väga palju isikliku arenguga tegelenud, siis näiteks tema teadmised, kogu tema see isiksus on nagu see väikene ring. Ja nüüd, kui ta hakkab isikliku kasvuga tegelema, siis ta muutub nagu suuremaks selleks ringiks. Ja tegelikult me aina rohkem mõistame, et meie ümber on asju, millest me aru ei saa. Ehk siis nagu, mida rohkem me endaga tegeleme, seda rohkem me saame aru, et tuleb nagu rohkem mingi asjaga tegeleda. Ja teine näide, mis mul tuli või mõte, see mul läks juba kuhugile peast ära, see oli just ühest podcasti pealt kuulatud, aga äkki mul tuleb veel see tagasi. Aga okei, ma mõtlen, et kui me võtame praegu nagu, ma vaatan, meil kahjuks jookseb vaikselt aeg peale, jookseme vaikselt aega, et kui me hakkame nagu vaikselt nagu võtma kokku poole, siis ma võib-olla ütleme, see küsimus on see, et kuna ma tean, et paljudel inimestel on see, ütleme siis, mitte ütleme probleem, aga ütleme selline nagu hirm siis kas või kohe nagu mingisse keskkonda või kuhugile minna ja nii edasi, on ju. Et ma mõtlen, et kui sa mainisid seda, et te olete enamus asju teete online'is, et siis ma mõtlen, et kas see on nagu võib-olla sellel inimesel, kes potentsiaalselt tahab nagu hakata osalema nendel asjadel, et ta tegelikult ju täna saab osaleda nii, et ta ei pea kuhugile kohe kohale minema, et ta saab osaleda nagu online'is nii-öelda anonüümselt, kuniks ta on selle kindluse saanud, et kuhugile tulla või midagi taolist, on ju. Ja see oli võib-olla lihtsalt, see oli siuke hästi jah või ei küsimus, aga ma mõtlesin, miks ma selle tahtsin küsida, et ongi, et lihtne, ma arvan, seda videot vaadata, aga nüüd päriselt nagu ütleme see, nagu mõtlesime, et näed, avalda soovi, et kuhugile kuuluda ja nii edasi on võib-olla mõne inimese jaoks hirmus, aga ma arvan, et see on üli okei, et ta niisama algul jälgib ja vaatab, on ju. Ja see on nagu selles suhtes ongi okei, et mine sinna Turbiini gruppi on ju, Facebooki avalikku gruppi, vaata videosid
õpi iseennast nagu läbi selle tundma, on ju. Ja teine pool, mis ma tegelikult tahan kindlasti ära mainida, on see, et jah, meil on väga paljud asjad on online'is, aga meil on väga paljud asjad ka päriselus. Et ikkagi need päriselu sündmused on nagu see, kust see tõeline side nagu kasvab. Ja kus sa saad tunda nagu reaalselt kogu seda õhkkonda ja seda energiat, mis meil seal tegelikult on ju. Et jah, et see paistab sealt nagu online keskkonnast ka välja väga hästi, aga kui sa tuled koha peale, siis see on nagu hoopis teine teema. Et ma nagu soovitan, et ükskõik kus keskkonnas või kus iganes keegi inimesed nagu paiknevad, siis käige nagu nendel päriselu sündmustel ka ikka koha peal, sest see on hoopis teine teema ja see mõjutab sind hoopis või see puudutab sind sügavamalt ja see puudutab sind otse sinna, kuhu sul on vaja, et see puudutaks. Et täiega soovitan lihtsalt inimestel võtta see julgus kokku ja astuda see samm ja minna kuskile sündmusele, seminarile, konverentsile, mis iganes toimub. Väga hea, mul tuleb kogu aeg siuke näide sellega meelde, siukse olukorraga, et ütleme, ma arvan, et sa oled muga nõus, et näiteks ma arvan, et me võime paralleeli tõmmata laulupeoga, et kui sa nagu lähed laulupeole kohale, on üks tunne ja teine asi on see, et sa vaatad seda telekast, et see on seesama, ma arvan, on nende online ja offline üritustega, et kas sa nagu vaatad laulupidu või sa oled seal koha peal, elad seal sees, et siis ma arvan, et see on nagu see efekt, kus see vahe tekib. Okei. Aga kui me võtame praegu selle, ütleme, laivi, mis meil praegu on olnud ja oletame, et on tegelikult juhtunud üks tehniline probleem ja kõik need eelnevad asjad, mis me rääkisime, läheksid kaduma ja kõik meie kuulajad saaksid sinult ainult ühe mõtte endaga kaasa võtta, ühe asja, mis neil jääks sellest meelde, siis mis see üks mõte või siuke idee oleks, mida sa tahaksid neile jätta, mida sa tahaksid, et inimesed sellest laivist ja sinust mäletaksid? Vau. Ma tooksin siia hoopis ühe uue mõtte. Okei, jah. Mida ma ei ole siin nagu öelnud. Aga ma lihtsalt tahaks öelda inimestele, et kõik on mööduv. Ükskõik, kas sa oled selles raskes hetkes, situatsioonis, ma ei tea, kõik tundub üle pea, siis lihtsalt tuleta iseendale meelde seda, et kõik on mööduv, see hetk on mööduv, see läheb mööda. Ja kui sa oled täiega õnnes, sul on kõik jumala hästi, et sa täiega rokid ja naudid seda elu, siis naudi nagu 100-ga, sest ka see hetk läheb mööda. Naudi nagu seda 100-ga, võta sellest see mööduv, kõik on mööduv. Ma tahan ühe mõtte veel, mul tuli praegu täiega hea mõte. Et mis meil Marlen Annabel Kubri ütleb, see on tema lause, et sa oled alati õigel ajal, õiges kohas tegemas õiget asja. Vähemalt sealt tema käest olema selle mõtte lause saanud ja tõesti, kui sa istud maha, korrutad seda endale kas või 3 korda, et ma olen õigel ajal, õiges kohas tegemas õiget asja, siis ei ole üldse vahet, mida sa teed, kus sa oled ja sa sisendad iseendale seda, et see on õige asi, mida sa lihtsalt praegu teed ja kus sa oled. Ja see nagu jällegi annab energiat ja toetust iseendale. Suudad iseennast nagu mingil sisemisel tasandil nagu maha rahustada, et ükskõik, mida sa praegu teed, see on õige ja sa oled õigel teel. Vau, need on nii head mõtted siia lõppu ka ja nagu ma arvan, et kui nüüd peakski siuke tehniline probleem juhtuma, siis see kõik eelnev oli väga hea, aga see kõik lõpp on ka juba nii hea, et siit seda nagu väärtust ja seda oleme nii palju siin jaganud ja tõesti hästi suured tänud sulle, Pillerin, et sa oled olnud nõus siin oma kirge jagama ja oma seda nagu siin on näha seda naeratust ja silmadest, et sa räägid sellest, millesse sa südames usud ja mis sulle päriselt on midagi andnud. Et seda on tõesti hästi äge kuulda. Ja ma küsin siia lõpetuseks lihtsalt seda, et kui nüüd täna keegi vaatab seda laivi ja tunneb, et vau, sa oled nii äge inimene, võib-olla ta saigi inspiratsiooni, et kas ta võib ka suga näiteks otseühendust võtta ja küsida sult sel teemal mingeid küsimusi, mõtteid, kuidas edasi ja nii edasi, et võime sinu kontaktid ka siia alla panna. Muidugi võib ja vabalt avatud kõikidele uutele suhtlustele. Okei, väga hea. Aga siis igal juhul aitäh sulle, Pillerin, aitäh kõigile meie Power Estonia kuulajatele, et olete siin kuulanud ja näinud taaskord mega vahvat ägedat külalist, aga juba umbes siis 6 aja pärast näeme me järgmises laivis järgmise inspireeriva esinejaga, aga kindlasti nii kaua mõelge, et kõik on siis mõõduv
ja alati õigel ajal õiges kohas tegemas õiget asja. Need on ägedad mõtted, mis ma siit lõpus panin ka kohe endale kirja. Aga okei, aitäh sulle, Pillerin, ja ilusat päeva sulle ja näeme kõikidega juba järgmises laivis. Tšau! aitäh, tšau!